tere kõik minu fännid, kui te muidugi veel alles olete. Mina olen Fullades Sulev. Üle pika aja olen jälle teie ees ning teie ees ja minu taga on tagasi ka vana hea kapp. Olen sellele külge pannud uue generatsiooni vidinaid ja varsti saab sellest kapist välja tulla. Esimesed soovijad on juba ukse taga. EKRE poliitikud on võtnud plaani selle ära osta. Kindlasti ka müün neile. Aga minu elu on vahepeal olnud väga keeruline. Mitte siuke tilulilu nagu siin mõnel HD-poisil, kes käib Inglismaal, aga samal ajal oskab ka takso alla jääda. Kujutate endale pilti ette, HD Tanel jäi takso alla, aga tegi samas hullu õhulennu. Ei tea, kas tegu on Lindmehega, kas tulemus on Lindmehe uus film või tuleb siiski Takso 5. Loodame mõlemat filmi näha, ootame uudiseid. Aga 2 nädalat tagasi olin siis oma elu kõrgvormis, mõtlesin teile video teha, aga päev enne seda siis käisin Tallinnas. Mõtlesin, et käin läbi kõik suuremad poed, ostan endale odavalt asju. Esimesena nägin H ja M. Mõtlesin, et käin läbi häid riideid, odavaid riideid läheb alati vaja. Aga poeni ei viinud siis ühtegi ülekäigu rada, aga kõik inimesed jooksid suvalt, jooksid sinna, autod signaalitasid, mõtlesin, ega minagi halvem vend ei ole. Jooksin üle tee, jooksin, järsku ja plaks ära. Mina midagi aru ei saa, olen maas pikali, nii palju sain aru, et olen maas pikali. Silmad olid veel lahti. Aga seda kõik käis väga kiiresti. Tegin siis korra väikse tšeki, proovisin vaadata üle parem õla, väga ei näinud, üle vasak õla ka ei näinud. Hakkasin juba pead tõstma, järsku järjekordne laks ära ja neid ei olnud mitte 1, vaid 85 tükki. Ma ei saanud aru, mis toimub, proovisin end püsti ajada, aga ei saanud kuidagi püsti. Tõusis midagi muud, mitte mu jalad. Jah, kütusehind tõusis. Lõpuks, kui minagi püsti ennast ajasin maast, tuli välja, et minust oli üle sõitnud pulmarong. Uskumatu, takso ei olnud enam kuskilt teemas, nagu siin mõnel mehel. Limusiin pluss 85 tava autod sõitsid must üle. See on mu uus rekord peale seda, kui mu kodukohas üks tädike oma ratastooliga minust 2 korda ühel päeval üle sõitis. Uskumatu rekord. Okei, mõtlesin H&M-i ma ei lähe. Halvad mälestused seal poe lähedal. Mõtlesin, lähen käin toidupoes, Selveris. Selveriga seal samas poes oli ka telefonipood. Mõtlesin, et oma fännidele tuleb kindlasti kiirelt teada anda, mis minuga on juhtunud. Ja nii kui ma hakkasin telefonipoodi sisenema, sõitis üle minust Selveri kärumees koos oma 33 käruga. Mehe nimi oli Vallo, muidu sõbralik vend. Ütles, et ta ei näinud, tal oli siuke kiirus ka sees kärudel. Eks ma ise ka natuke tormasin, aga 33 käru sõitis must üle. See oli tõsiselt valus. Mõtlesin juba, miks ma üldse siia suurlinna tulin. Kõndisin siis ka sealt poest välja. Toidupoest ostsin ühe viineri piruka. Sõin selle ära ja kõndisin. Käed olid siis taskutes, püksid olid küllaltki mustad, rävelad juba. Neid pükse ma ei julgenudki panna jalga. Mõtle, praegu ei olekski neid enam alles. Ja siis kõndsin, käed taskus, vilistasin, vaatasin maad, enam ei viitsin liiklust vaadata. Kõndsin, järgmine hetkes uus pauk, jäin Mupo bussi alla. See juba tundus väga õõvastav. Mul endal oli väga vihane tunne, väga närvid olid läbi. Mupo mehed aitasid mind küll püsti, naersid. Ütlesid, teevad mulle trahvi, ma saatsin nad perse ja nii me sealt laiali läksime. Ühel hetkel mõtlesin, et laenutan ratta, et sõidan rattaga, kui ma ise sõidan, vaevalt mulle keegi enam otsa hakkab siin sõitma ja rammima mind. Ostsin siis, või laenutasin ratta. Okei, ei laenutanud, varastasin selle ratta, keda ma siin ikka petan, sõitsin sellega. Sõitsin Tallinnast, ma olin siis kesklinnas, sõitsin Tallinna äärde, jõudsin Ülemiste juurde, lugesin kaugelt, algul lugesin Ulemiste,
aga lähemale jõudsin Ülemiste, kaugele ma nägin ka seda Ülemiste järve, mõtlesin, ma sinna ei lähe, äkki jään mõne paadi alla, paadialune tuleb oma paadiga ajab mu alla, seda ma ei oleks enam tahtnud, mõtlesin, et aitab küll tänastest allajäämistest. Aga nii kui ma hakkasin Ülemiste juurde pöörama, ajas mu alla mingi reka, no mitte päris alla, andis siukse korraliku põntsu ja siis ma lendasin sealt üle Ülemiste poe, olin tegemas metsikut õhulendu, nii kõva õhulendu ei teinud, ma arvan isegi Haade Tanel. Olen õhus, nägin fänne, kõik rööksid, Sulev, tule, teeme pilti, tule anna autogrammi, ütlesin, vara veel, ma olen õhus, lendan, sorry. Ja lendasin, panin enne maandumist silmad kinni ja kui oli maandumine ära, tegin jälle silmad lahti ja ma olin järsku Tallinna lennuväljal. Uskumatu, ega iga inimene sinna ei pääse. Ma ei mõtle siis Tallinna lennujaama all mingit kuskil sinna ette parkimist, vaid ikka päris lennuväljal, sinna platsi peale. Mõtlesin, okei, elasin üle pulma rongi, elasin üle kärumehe ja tema kärud, elasin üle mupobussi, elasin üle ka selle kuradi ma rekkamehe, kes ei näinud, et ma oma abiratastega seal vähkren ja möllan. Aga siis juhtus kõige hullem asi, peale seda ma läksin ka lolliks, olin Jämejalas. Aga peale mida siis? Muidugi, kui ma seal lennujaamal end püsti ajasin, maandus täpselt minu peale Estonian Airi lennuk. Vaat see oli juba viimane piis karikasse. 2 päeva hiljem, need päevad on mu mõistusest kadunud, ma ei mäleta mitte ühtegi. 2 päeva hiljem olin ma Jämejalas ja mulle räägiti igasugu toredaid seikluseid, nagu näiteks olin kuskilt sebinud mingi siukse koti, eks ma selle Tallinnast olin sebinud. Samal ajal olin ma ka endale Juku mänguasja poest, vist oli Juku mänguasja pood, olin sealt endale Twisteri mängu ostnud ja Jämejalas olin ma teinud iga õhtu etendusi, kus ma olin selle koolikoti endale pähe pannud ja proovinud Twisterit mängida. Uskumatu, ma kaine mõistusega ei teeks ka siukseid lollusi, aga no mine sa tea. Mina ei mäleta, oli mis oli ja jumalast savi, vaevalt need hulludki mäletavad, need püüavad seal kala üksteise palatis. See selleks, nüüd ma olen juba terve, ainus jama on see käsi ei tööta, ma pean teda ise siis tõstma, et ta töötaks ja mulle anti ka siuke vidin, et siuke vidin nagu nukid oleks, aga siuke mängu asi ja sellega ma masseerin oma kätt, et ta tööle hakkaks, aga ainus jama on see, et ta hakkab tööle, aga ta hakkab ise täiesti suvaliselt vehkima ja siis vahepeal on see, et ta hakkab ise mingeid lolle asju näitama. Ükskord olid ühed matused, ma käisin mööda, see oli siis paar päeva tagasi ja siis ja okei, praegu võib, näitas nii seal kõigile, mul oli jumala piinlik, mõtlesin, et mis nüüd saab, siis ma panin jooksu, kiiresti jooksin minema siis, aga ta näitab ka vahepeal, mõju hakkab ära kaduma ja näed, nüüd kadus. Ja jälle teed ja näitab vahepeal, näitab ka, vaat siukest asja näitab vahepeal. No ei suuda, mina ei saa teha, andke andeks, kellele ma olen siin küla vahel fakki näidanud, kõik vallavanem ja ka president sõitis mööda. Muidugi kaastunne lahutuse puhul, aga Tom, anna andeks, ma ei taht, nüüd vist enam ei näita, kuidagi ei juba vaatasin, et kuidagi ei kinni. No, ja vot, selle käega ongi praegu kõige suurem mure, aga no, vast läheb ka see üle, tahaks jälle vehkida niimoodi sellega, ai, las see käsi olla. No, oli hull päev, see 2 nädalat ja 1 päev tagasi. Loodan muidugi, et kogun jälle end tippvormi, teen teile siis uusi videoid veel. Seekord siis selline värk. Nüüd lähen ma kuulan oma vanaja Jüri Homenja 4 plaati läbi jälle. Väga hea laulja, oske kindlasti ja kuulake ka. Lisaks olen ma nüüd ka ju Instagramis. Otsige mind üles Instagramist.
ühe korra veel Instagramist, olen Full HD Sulevina seal, otsige mind üles, hakake jälgima ja ongi kõik. Vaadake ikka mu videosi, olge ikka muhedad, olge vinged edasi. Seekord siis selline video. Mina olin Full HD Sulev. Nägemist!